Mina olen Nats Albre, ma töötan ettevõttes nimega Nortal ja täpsemalt juhin ma Nortali Eesti üksust. Minu lapsepõlv, olles proovinud seda nüüd meenutada, oli ausalt öeldes väga lõbus. Tundub, et kogu aeg oli suvi ja palju sai sõpradega mängida. Aga kui ma olen mõelnud selle peale, et kelleks ma lapsena saada tahtsin, siis ma olen tõdenud tagantjärgi, et ma tegelikult ei teadnud. Ma ei teadnud, kelleks ma tahan saada ja ma vaatasin ringi, kompisin, mõtlesin, mis võiks olla see, mis on minu jaoks. Et ma mäletan, et mulle meeldis lugeda, meeldis pusesid kokku panna, aga tegelikult aru saama, et kes ma siis tulevikus olen ja mis ma teen, et seda ma ei omanud. Minu esimene töökoht oli suviti maasika korjamine maal, kus ma elasin siis suvel koos oma vanaema ja vanaisaga. Ma ausalt öeldes ei mäleta, mis oli täpselt see palganumber, see kindlasti ei olnud midagi suurt, aga mida ma väga hästi mäletan on see, et mul oli, kui esimese päeva hommikul oli kõht maasikat täis söödud, siis mul oli pärast seda oli ilge või väga tugev kihk korjata kõige rohkem ja saavutada kõige suurem palk, mida on võimalik saavutada. Aga mis see täpselt oli, ma paraku ei mäleta. Et sealt edasi nüüd sellisele erialasemale tööle Nortalisse ma tulin ligi 11 aastat tagasi. Ma alustasin tegelikult meie suveülikooli programmist, mis on siis nii-öelda praktikaprogramm nendele, kes tulevad väljastpoolt seda eriala, kes saavad siis oma isikliku tuutori, saavad koolitusprogrammi mitmenädalase ja selle kaudu ma üldse alustasin, et jällegi tagasi vaadates siis esimesed 2 nädalat ma mäletan, et ma mõtlesin, et miks ma seda endaga teen. Väljas oli 30 kraadi, suvi ja mina istusin kontoris, lugesin 100-leheküljelisi dokumente. Aga pärast seda esimest ehmatust hirmu hakkas kõik laabuma, tekkis arusaam, mis see maailm siin IT-sektoris on ja sealt alates ega ma tagasi vaadanud ei ole, et võtnud järjest suuremaid väljakutseid vastu. Nortalis kokku, kui vaadata kogu gruppi rahvusvaheliselt, siis on umbes 1000 töötajat. Eestis nendest on umbes 350. Ehk siis Nortal on Eesti mõistes ikkagi päris suur ettevõte. Kui rääkida töötasust, mis on kahtlemata oluline küsimus, siis ma arvan, et esialgu on mõistlik rääkida nii-öelda alustavate töötajate, kes tulevad täiesti sektorist väljast, et mis tasuga nad alustavad. Et me oleme suveülikooli programmi teinud nüüd juba umbes 15 aastat ja seal alustajate töötasu on natuke kõrgem kui Eesti keskmine. Ehk siis näiteks sellel aastal umbes täpselt 1500 eurot ja bruto. Ja sealt edasi siis vastavalt, kuidas keegi hakkama saab, kui tugev ta on, kui kiiresti areneb, sellega korreleeruvalt siis tõuseb ka see töötasu. Ja ettevõttena me inimesi vajame päris palju, et IT-sektoris on pidevalt tööjõudu puudu, sealhulgas ka meil. Ja eks see täpne inimeste hulk, keda me aastas juurde vajame, on väga selgelt sõltuvuses äri ootustest. Aga ütleme selline Eestis 70 inimest aastas liitub küll üpris paljudel aastatel, kui vaadata nüüd tagasi. Praktikale me võtame, aga me praktika oleme teinud võib-olla siis natuke teistmoodi kui paljud teised ettevõtted, et meil on väga konkreetne suveülikooli programm, mõnel aastal ka talveülikooli programm, mis tähendab siis seda, et on kandideerimisprotsess, kuhu ausalt öeldes tipphetkedel on kandideerinud üle 1000 inimese ja sealt me siis läbi katseülesande tegemise valime välja inimesed, kes siis tulevadki meile. Näiteks äsja 6 aega tagasi alustas meil 12 inimest ja selle programmi käigus nad igaüks saavad siis sellise baaskoolituse pluss personaalse tuutori konkreetse projekti ja selle käigus ka aru saama, et mis see IT-sektor endast täpselt tähendab. Me üritame toetada neid inimesi maksimaalselt, igaühte personaalselt, et neil tekiks selline turvavõrgustik siin, see keskkond, kus nad saaksid siis õppida, areneda ja panustada projektidesse
see meie puhul on väga hästi töötanud ja me usume, et sellistel praktikaprogrammidel, kus inimesed saavad võimaluse, on väga suur väärtus. Kutseharidus on kahtlemata selline väga vajalik samm, et noor inimene saaks täpsemalt tegeleda millegagi, mis talle huvi pakub ja liikuda selles edasi, et kui laiemalt vaadata, et mis siis on see miski, mis kellegi teeb heaks, et see ei ole kokkuvõttes ainult see valitud haridustee, vaid päeva lõpuks ma siiralt usun, et seal peab olema teatud hulk seda huvi saada iga päev natukene paremaks, kui see oli teile. Et kas see on siis kutseharidus, keskkool, kas siis ka ülikool, et see on osa sellest, aga selline baassoov, vajadus, et pidevalt natukene saada paremaks, see on lõpuks see, mis viib sihile. Ja ma arvan, et kutseharidus on üks väga selge tee, mida kaudu saab ennast teostada. Kutseharidusest ülikooli tehnilise eriala peale minek kahtlemata võimalik. Ma arvan, et see taandub sinna, kas on piisavalt huvi ja oled valmis ka selle nimel pingutama. Ehk siis mina siiralt usun, et see on võimalik ja siin mingit takistusi ei ole. Et siin minu soovitus noortele inimestele, kui ma mõtlen ka tagasi sellele, kust ma ise tulnud olen, siis võtta osa erinevatest näiteks vabatahtlikest algatustest või lüüa kaasa mõne süsteemi ehitamisel, kui see on näiteks IT-sektoriga seotud. Et sellised väljaspool kooli tehtavad asjad või siis koolile lisaks tehtavad asjad tegelikult arendavad meeletult palju. Sest ka kui me vaatame meie praktikaprogrammi, seda suveülikooli, mida ma olen maininud, siis seal on inimesi väga erinevatelt erialadelt. Seal on palju ka inimesi, kes ei ole üldse IT-d õppinud, aga nad on omal käel seda omandanud, kuna internet on materjale täis ja võimalusi täis. Ma arvan, et eduvalem on selline pidev huvi saada natukene paremaks. Pidevalt teha natuke rohkem, kui tegid eile. See ei pea olema üldse palju, see võib olla midagi väga lihtsat, aga see soov õppida ja areneda, mitte jääda paigale seisma. Ja teistpidi ma arvan, et igaühe areng on igaühe enda vastutus. Ehk siis seda ma kindlasti ei osanud nii teadlikult mõelda, kui ma olin ise põhikoolis või keskkoolis. Aga päeva lõpuks see, kas sa mingid teemad selgeks saad ja mis kiirusega sa liigud näiteks karjääriredelil, siis see on kokkuvõttes sinu enda kätes. Et kas sa loed selle lisaraamatu, kas sa teed selle peatüki, kas sa proovid saavutada seal maksimaalse tulemi või sa teed seda nii-öelda õpetajate heaks ja üritad mingist lävendist üle hüpata. Et ma arvan, see enda mindset, et kas ma olen valmis natukene rohkem pingutama, on see, mis päeva lõpuks tagab pikaajaliselt selle edu.